Tere! Saade Kultuuritehas on seekord Tallinnast väljas, välimissioonil lõunaosariikides ning me külastame 3 erinevat kultuurikeskust. Mooste külalistuudiot, Sänna kultuurimõisa ning siin Luunja kultuurimaja, millel on uus ambitsioonikas noor direktor ning kus avatakse just täna 20. oktoobril uus galerii ja selle galerii nimi on Meie aja kangelane. Lähme sisse. Sa juhtisid varem Pärnus kohta nimega Kontrakultuurikeskus. Jah, J.Barbaruse nimeline Kontrakultuurikeskus. Ja kuidas sa siia sattusid? No, avalik konkurss, võtsin sellest osa ja tulin Luunjasse. Ütleme, kogemus on nüüd natukene teine, et enne oli see MTÜ, et nüüd on ta omavalitsuse asutus, et allasutus siis. Ja jätkame oma selles mõttes teatavat joont, mis puudutab kunsti, kirjandust, süvamuusikat, üldse mis puudutab professionaalkultuuri siin. Sa jätkad Kontrakultuurikeskuse joont? See on nagu selles mõttes, et professionaalkultuur. Vaata, nii naljakas, kui see ei ole, professionaalkultuur ongi muutunud kontrakultuuriks. No toome ühe lihtsa näite, et me tegelikult avame Eestis esimese galerii, kes maksab kunstnikule honorari selle eest, et ta presenteerib oma töid. See situatsioon, kuhu me oleme viinud professionaalkultuuri viljelevad inimesed, on täiesti absurdne ja igasugust kriitikat mitte kannatab. Et kõik need inimesed, kes kuuluvad kunstnike liitu, kirjanike liitu, interpreetide liitu, heliloojate liitu, neil ei ole mitte mingisuguseid sotsiaalseid garantiisid, neil ei ole mitte mingisuguseid hüvesid, et nad peavad ise nagu taotlema raha oma teoste jaoks, et selles mõttes, et nad peavad ise meeletult palju pingutama ja kui me mõtleme nüüd nagu laiemas plaanis seda, et kes on see loovisik, ilma selle loovisikuta ei oleks olemas seda kultuurimaja, sest et mingit kultuuri ei oleks ju presenteerida. Ilma selle loovisikuta ei oleks siin kõrval raamatukogu, ilma selle loovisikuta ei oleks Kumu, ilma selle loovisikuta ei oleks neid kõrgkoole. Et tegelikult me oleme pannud selle loovisiku väga kummalisse situatsiooni ja nüüd alustame uut diskursust galeriimaastikul. Meie tahame maksta honorare kunstnikele. Meie tahame väärtustada seda. Ootame võtta koht, kus värske algatus tuleb põhimõtteliselt külakultuurimaja. Millega tegelevad külakultuurimajad? See on väga hea küsimus, et nüüd kõik need inimesed, kes otsustavad selle üle, mis toimub külakultuurikeskustes, saavad hakata mõtlema, millega nende külakultuurikeskused tegelevad. Kui me vaatame Moostet näiteks, mis on siin lähedal, fantastiline, mis seal toimub. Tegelikult on kõik see on ainult küla enda teha või valla enda teha või aleviku enda teha, mis seal toimub. Ja kui me mõtleme selle peale, et siin lähedal on Tartu, et mõtleme selle peale, et see on ainult 8 kilomeetrit, siis ma ei näe probleemi. Et see küla, seda küla nagu ei eksisteeri. See küla eksisteerib ainult peas. Ja mis on sinu suur visioon, tänu millele sa selle külakultuurimaja direktori koha said? 5 aastaks või nii? Ei, suur visioon on see, et oleks professionaalne nii rahva kui ka ütleme professionaalne kultuur, et siin esindatud. Ma arvan, et iga Luunja elanik on seda väärt. Kõik need inimesed, kes maksavad siia makse, on seda väärt. Et selline kultuurimaja saaks olemas olla. Ja praegu on antud momendil meil hea võimalus vaatata Ervin Õunapuud, et see on 20. novembrini. Ja see jätkub. Me hakkamegi tooma siia Eestis tunnustatud ja aktsepteeritud kunstnike sellesse galeriisse Meie aja kangelane. Üks kommentaar, mis ma olen kuulnud seoses sellega, et sina selle konkursi võitsid, on see, et sinuga käib alati kaasas teatav meediakära, mis kindlasti tuleb sellele Luunja kultuurikeskuse ning Kalerile lähitulevikus kasuks. Et kuidas sa kommenteeriksid? Ma olen nüüd olnud tööl siin 1. oktoobrist, täna on 20. oktoober. Sa seisad mu kõrval, nii et kõik vastab tõele. Et mis puudutab meediakära, siis loomulikult on olemas konstruktiivne meediakära ja destruktiivne meediakära. Et kui sa seda meediakära vaatad, siis ta ei ole mitte kunagi selles mõttes kollases ajakirjanduses. Mina olen teinud alati väga puhtalt oma meediakära Sirbis, Loomingus, Eesti Ekspressi areenis, et suurtemates päevalehtedes, et
aga mitte kunagi nagu kollases meedias, nii et selles mõttes me ei saa nagu rääkida selles mõttes sellist klassikalisest meediakärast. Igal juhul sa kavatsed saada selle koha rohkem inimeste teadvusse? Just, et see on kõige tähtsam tegelikult, et ühest küljest kunstnikud ju läbi oma mingite väga kinniste ja suletud foorumite saavad sellest kohast niikuinii teada. Aga minu jaoks on ikkagi oluline see, et siin vallas elavad 3600 inimest ja Tartus elavad 100 000 inimest, saaksid seda täpselt samamoodi nagu nautida. Ja kui me arvestame praegu seda, et Tartu on küllaltki kultuurivaenuliku poliitika võtnud, kui vaadata viimaseid samme, et siis on see vesi ainult meie veskile nagust. Et Tartu uus teater kolib võib-olla siia? No Ivar Põlluga on praegu läbirääkimised pooleli, nagu et sellest. Ta ei ole öelnud konkreetset ei, ta ei ole öelnud konkreetset jaa, nagu et sellest. Kes veel? No kui Tallinn paneb kinni, ütleme, Tartu kirjanike filiaali, siis teeme ka Kirjanike Liidu Tartu filiaalile selle ettepaneku ja Piret Bristolile, nagu et mis neil vaja on, siis neil on vaja kuskil mingit ruumi, neil on olemas kirjanduslik teisipäev, mida nad korraldavad, et nad võivad kõike seda siin teha. Ja mis puudutab üldse seda Tartu nagu selles mõttes invasiooni siiapoole, et järgmisest näitusest alates hakkavad liikuma bussid Tartust tasuta Luunjasse. Et see tähendab seda, et kui on mingi kunstinäitus, siis kella 6 tuleb kunstnike maja eest buss Luunjasse ja viib inimesed tagasi. Kui on Kirjandusliidu maja eest viib inimesed tagasi. Ja ütleme, et me jõuame sellega sinna, et aasta algusest käivitubki Luunjas tegelikult kultuuriline neljapäev, mis siis tähendab seda, et iga nädal neljapäeval põhimõtteliselt on mingi teatav süvakultuuri selline etteaste. On kas see kirjandusega seotud, muusikaga seotud, filmiga seotud, kunstiga seotud, mida iganes nagu sellest. Tuleb äärmiselt palju tõotavalt? Muidugi. Ma olengi äärmiselt palju tõotav tüüp. Tulevik on täis seda, et Luunjas on meeletult palju kultuuri. Nii kirjandust, muusikat, süvamuusikat, kunsti, kaasaegset tantsu, professionaalset teatrit ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Oleme jõudnud Mooste külalistuudiosse Põlvamaal, mis on juba 10. aastat tegutsev omaalgatuslik ettevõtmine ning ma räägin natuke juttu selle ühe asutaja ning eestvedaja Evelin Müürsepaga. Et Mooste külalistuudio on tegutsenud 10 aastat, siin on residentuur oluline osa ning erinevad festivalid. See on päris pikk ja keeruline lugu, aga lühidalt öeldes on see niimoodi, et me olime koos Maia Mölleriga, kes on siit külast Moostest pärit, juba väikseid nagu luulefestivale ja kunstiüritusi korraldanud oma sõprade ringis ja siis teiselt poolt see, et ma käisin ise peale maaliosakonna lõpetamist Tartus Soomes külalisateljees ja seejärel ka Islandil ja siis mul tekkis selline pilt, et mis võimalused on külalisateljeel nii mulle kui loovisikule ja ütleme ka mingile kohale. Ja siis sellest innustust saades tulin siis sealt Soomest ja Islandilt tagasi ja rääkisin siis Maia Möllerile, kellega me olime siis koos juba üht-teist korraldanud ja varem sellest mõttest teha külalisateljee ja siduda see siis nii-öelda erinevate workshopide ja kunstifestivalidega ja nii see asi nagu üldkokkuvõttes alguse saigi. Ma ise sattusin siia esimest korda aastal 2003 suvel, et nüüd pärast mitut aastat tagasi tulekut mulle tundub, et kõik on muutunud palju uhkemaks, steriilsemaks mõnes mõttes. Siin on tehtud väga põhjalik remont, see maja on üles löödud. Kas see on ka sisulist tegevust muutnud? Jah, see on kindlasti muutnud sisulist tegevust ka, kuigi kui aus olla, siis tegelikult see aasta, mis me nüüd praegu, kuna jaanuaris me avasime sellel aastal selle maja nagu täies mahus, et see on olnud mõnes mõttes meile ka testimise aasta, et kuidas meie suudame seda nagu ära majandada oma tegevusega, sest et fakt on jah see, et ruumiliselt oleme me nagu isegi 5 korda nagu suuremad. Mis on need uued tegevused, mis te olete sisse toonud? Rohkem workshopid aasta läbi, et kui varem olid workshopid nagu nende kunstisümpoosiumite raames, korra suvel võib-olla ja siis me tegime ka pisteliselt nii-öelda, jah, võib-olla niimoodi
kord 2 aastas selliseid heli- või digivideo workshop'e, siis nüüd me oleme teinud nagu regulaarselt neid ja mitte ainult siis nii-öelda laiale ringile, vaid ka tõesti koostöös, ütleme, kunstikoolidega nii Eestist kui siis ka välismaalt. Et varem olid väga olulised need suviti toimuvad festivalid, algul siis Boys of Hoos, mitu tükki neid toimus? Kokku oli 6. Ja pärast seda Avamaa festival. Et kas te jätkate nendega? Jah, kindlasti, aga kuna sama kogu meie festivalide mõte on nagu selles, et me oleme endale selgeks teinud, et kogu see kontekst, kus me nagu tegutseme oleme, et see muutub ja see tähendab seda, et ka meie festival peab muutuma. Ja kuidas see seltskond, kes sellega tegeleb, on muutunud? Et kas on laienenud, kas on välja vahetunud? Sina ja John Greenis tundute olevat inimesed, kes on siin kõige kauem olnud? Jah, et John Grisnik tuli 2003 nagu nii-öelda püsivalt meie ringi. Maia Möller on ära jäänud. Aga kuidas te seda kõike organiseerite? Et mitu inimest on siin koha peal? Kui paljud on nii-öelda Moxi nõukogus, Mooste külalistuudio nõukogus? Kuidas te valite kunstnikke, kuidas te korraldate neid üritusi? Pidevalt on meil siin koha peal toimetamas siis Siiri Kolka assistent, kes on siis veebruarist 2011. aastast ja siis nii-öelda igapäevategevusega oleme veel seotud John Grisnik ja mina ja siis on meil Moxi juhatus ja Moxi liikmeskond. Liikmeskond on siis see, kes nagu valib residendid välja ja siis nagu otsustab ka sellised üldisemad mingid tegevussuunad, et nagu tuleviste aastate lõikes ja meid on siis kokku 11. Juhatus on 5-liikmeline ja juhatus teeb nagu siis selliseid kiiremaid ja nagu lühemaajalisemaid otsuseid ja vastutab nagu sellise üldise toimimise eest. Nagu. Kas neid rahvusvahelisi kunstnikke, kes tahavad siia residentuuri tulla, on palju? Jah, ma ütleks küll, et muidugi mis on palju, eks ju, et võib-olla kui me saame nagu pakkuda resideerumist, ütleme näiteks 5 resideerumiskohta ja ütleme kandideerib näiteks 60 kunstnikku, ja me ei olegi seda nagu tegelikult me ei ole proovinud seda väga reklaamida, meil on mingid oma kindlad kanalid, mis nagu garanteerib võib-olla selle, et me saame nagu suhteliselt stabiilse kvaliteediga nagu töid. Et kindlasti on Moostel ka väliskunstnike jaoks teatav eksootilisuse võlu, et tegu on mõisakompleksi endise kolhoosikeskusega, mis on väikese Ida-Euroopa riigi ühes nurgas. Eks need märksõnad ole kindlasti ühed põhjused, miks kunstnikud nagu siia tulevad või tulla tahavad ja ma arvan kindlasti ka sellest tulenevalt on see, et siin on nii-öelda nagu ruumi ja võimalust katsetada. Et sa ei ole nagu pidevalt, ütleme seal kuraatorite ja kriitikute nii-öelda vaateväljas ja keskkonnamuutus on kindlasti ka, mis nagu hästi mida just paljud kunstnikud tegelikult nagu otsivad. Ja teile iseenesest, mulle tundub, on meeltmööda, kui need kunstnikud jätavad mingisuguse teose siia keskkonda, nagu näiteks see on vist kunstiteos. Jah, see on meile väga meeltmööda ja mitte ainult ütleme ka selliseid nagu füüsilisi objekte, vaid väga tihti paljud kunstnikud tõesti teevad ka ütleme tööd näiteks kogukonnaga. Et näiteks suvel oli meil siin üks New Yorgi arhitekt tegi avaliku arhitektuurikontori. Et see on ka mingi tegevus, mis nii-öelda kaasab kuidagi seda keskkonda või kogukonda siin. Et Mooste on äärmiselt, Mooste külalistuudio, ma arvan, on üsna tuntud rahvusvaheliselt. Kuidas te suhestute Eesti publikuga? Kas siin käivad inimesed neid üritusi vaatamas? Neid kunstnike, ma ei tea, väljapanekuid vaatamas, kes siin on resideerunud ja töötanud? Võiks käia rohkem, aga eks see kindlasti ole põhjus ka meis, et me ei ole võib-olla nagu väga seda nii-öelda afišeerinud, et me oleme siin ikkagi eelkõige nii-öelda nagu töökeskkonnana ennast nii-öelda nagu kuulutanud. Aga võiks käia rohkem ja kindlasti võiks käia ka rohkem Eesti kunstnikke meil kandideerimas, et miskipärast nagu arvatakse, et me oleme ainult nii-öelda nagu väliskunstnikud võivad siin oma ateljeesid nii-öelda nagu nii-öelda külalis resideeruda, aga me oleme ka Eesti kunstnikele avatud ja ootame neid ka väga.
oleme Sänna kultuurimõisa territooriumil Võrumaal Rõuge vallas ning ma räägin selle ühe eestvedaja Hendrik Noorega. Mis asi on Sänna kultuurimõis? Sänna kultuurimõis on selline kunsti, kultuuri ja vaba aja keskus, millel on väga palju erinevaid tegevussuundi ja funktsioone, et väga huvitavad 2 aastat on olnud, et väga selline palju üllatusi pakkuv aeg on olnud. Ja mida te olete jõudnud selle 2 aasta jooksul ära teha? Mis on hakkama pandud, alustatud? Ma ütleks, et see on olnud nagu maailma loomine, et oleme esimese aasta võib-olla kõige rohkem siis läks auru selle mõisa siis renoveerimise peale. Ja nüüdseks on siis siseruumidest võib öelda kuskil 70-80% kasutuses, et see on olnud väga suur töö. Siis erinevad ateljeed, töötoad, majutusruumid sisustada, remontida, siis see Sänna taevarada, et selline väikesüsteemi makett, mis võib-olla liigitub ka natukene nagu kunstiteose alla, aga ja natukene kohtuma selliste kosmiliste mastaapidega. Võib-olla üks selle kultuurimõisa funktsioonist ongi avardada inimese maailma, nii-öelda rullida laiaks inimese meel. Ja see taevarada on üks nagu tööriist sellel ülesandel, et ta on nii-öelda see teerull, millest suga üle sõidetakse siin. Saad aru siis, et kus me asume väikse pallikese peal siin, kus on need jõed ja need puud ja see rohi ja see õhk ja kõik toredad asjad. Need on siin olemas ja mingis mõttes peale taevarajal käimist siis oskab ka seda võib-olla rohkem hinnata või austada. Ja see oli taevarada, nüüd võib-olla veel viimastest asjadest, et oma katuse all siis avasime ka noortetoa, et kohalikel noortel oleks siis võimalus kenasti kuivas soojas kohas koos käia ja millegi toredaga aega veeta ja selline noortega tegutsemine hoiab nagu ennast ka seesmiselt noorena, et mis eristab kultuurimõisa ühest keskmisest kultuurimajast maal? Võib-olla see kunstnik residentuuri asi, et siin käib üsna palju selliseid loomeinimesi koos, kes lihtsalt võib-olla ei olegi konkreetset plaani, mida siin tegema hakkavad, aga nad tulevad ja alati nad annavad midagi. Et olgu see siis piitsaahi või maalikunsti töötoad, õpitoad või kontsert või näitus, ükskõik mis on, aga siin on teatav selline spontaansus või üllatus või voolavus. Huvitav on see, et praegu, kus on Eestis üldse maailmas, ma arvan, et rahaliselt, eriti kultuuril üsna raske olukord, on tekkinud just selliste omaalgatuslike nii-öelda kunsti, kultuuripraktikate buum. Et siis võib-olla Sänna on osa sellest. Ma arvan, et see vastus on üsna selline lihtne, et küsimus on tegelikult inimeste kires ja sellises palangus. Et kui nad tahavad midagi teha, siis nad ka seda teevad. Ja eks see nii-öelda raha voolab ka sinna, kus on rohkem nii-öelda seda tuld ja palangut. Et ma arvan, et selle taga on inimeste selline missioon või sisemine selline vajadus midagi sellist ära teha. Ja võib-olla ka see, et nähakse, et on palju inimesi või gruppe, keda sellises mainstream kultuuriasutustes nii-öelda siis neil ei ole võimalust nii kergesti ennast nii-öelda väljendada. Ma tutvusin Sänna kultuurimõisa tegevusega, siis minu jaoks kumas läbi mingisugune New Age hõng. Et kas sa võtad omaks või vaidled vastu? Kui siin maal elada ja olla selle looduse keskel, siis tegelikult hakkab sellest aru saama küll.
mis tähendab selline ühendus vaimuga või siis loovusega, et mis iganes nime sa selle paned. Et tegelikult loovus võib-olla on selline sõna, mis on enamatele mõistetav kui vaim või jumal või siin on koht, kus inimene saab nende samade elementide kaudu, vesi, õhk, tuli seal maa, me saame nagu ühenduse oma selle loovusega. Et seal on tõesti selline New Age Mike juures kohati. Ja see ühenduse saamine oma selliste loominguliste külgedega toimub ka tihtipeale selliste praktikate kaudu nagu jooga ja siis teeme selliseid tantsuõhtuid siin ja mis vabastavad keha ja vaimu ja aitavad kaasa ausalt öelda. Ja see on üks viis ka viia seda, mis siin toimub, nii-öelda kaugemale, seda ringi laiendada, Mulle kumas läbi, et te loodate, et kunstnik jätab siia mingi jälje oma töö vilja. Kas see tähendab seda, et te eelistate näiteks maakunsti, landarti või lihtsalt loodate, et tal on ehitajaoskused? Jaa, ehitajaoskused on väga tulevad kasus. Et siin oli üks seltskond, kes ehitas näiteks selle pitsaahju seal ja on olemas, on käinud kunstnik, kes on rohkem nagu vabatahtliku rollis isegi olnud, kes on nautinud ehitamist, värvimist ja konstrueerimist. Aitäh! Seekordne saade oli erinevatest kultuurikeskustest Lõuna-Eestis ning Tartumaal üks neist on nii-öelda ametlik Luun ja kultuurimaja ning ülejäänud 2 Sänna kultuurimõis ning Mooste külalistuudio on kahtlemata omaalgatuslikud praktikad. Ning ma palun väikse kommentaari Madis Mikkorilt, kes on olnud väga mitme sellise algatuse juures. Minu seisukoht on, et algatamine ei ole asi iseenesest, see on protsessi osa. Algataja ei ole hall kardinal, kes paneb asja käima ja jääb igavesti niite tõmbama. Algataja roll on eelkõige leida need võimalused ja panna kokku need kohad, need inimesed, need hooned, need võimalused, finantsid. Jah, ma olen päris mitme kultuuri või kogukonna projekti käivitamise juures olnud, nagu kultuuritehas Polümer, kultuurikatel, Pärmivabrik Tartus, Noor-Eesti loomekeskus, Sänna kultuurimõis. Aga ma ütleks, et suurim oskus asja juures on leida need inimesed ja siis vajalikul hetkel ennast taandada sellest juhi rollist, sest et muidu ei ole võimalik edasi minna, et midagi uut algatada. Rääkides Sänna kultuurimõisast, siis et leida sinna inimesi. See algaski sellest, et ma läksin Kadri Hendriki juurde, kellel oli Tartus äsja valminud idülliline kodu, ise renoveeritud korter puumajas. Ja et nad tuua sinna Sänna, kus ei olnud mitte midagi peale metsiku looduse tühja maja, mis oli väga toores, see võttis omajagu tööd ja vaeva. Et võib-olla algatamise juures ongi see inimeste inspireerimine ja nende kaasa tõmbamine kõige raskem ja kõige huvitavam osa. Ja Kadri ja Hendrik tulid Sänna. Me rääkisime läbi, mis seal võiks olla, mis sinna sobiks. Ja nüüd nad teevad Sännat oma näoärgi. Aga kuidas sa suhtud sellesse fakti, et mõnes mõttes on palju suuremad võimalused tegutsedes regionaalselt? Kui sul on kultuurikeskus või kultuurimaja kusagil maal, siis sa oled mõnes mõttes eelisolukorras kellegagi võrreldes, kes midagi analoogset oma algatuslikku üritab teha linnas. Et võtame näiteks Mooste. See 3-kordne mõis on ideaalselt korda tehtud.
see on soe, täis Mac-arvuteid, kallist tehnikat ning Jaanus Orgussaare disainer valgusteid. Et mõnes mõttes on see luksuslik keskkond seal. Samas, kui sa mõtled, et kui vähe see mõnes mõttes kõnetab inimesi Eestis, et kui kõrval see on, kui vähe publikut seal on? Ma olen spekuleerinud teemal siin mitmetes vestlustes inimestega viimasel ajal, et kui meie kauaoodatud ja kallis Eesti Rahva Muuseum valmis saab Tartus, Raadipargis, siis kogu Eesti kultuur leiab endale turvalise koha kliimakontrollitud betoonseintega hoidlates. Võib-olla siis, kui see muuseum on valmis, võime me kergendatult hingata ja asuda kultuuri tegemise juurde. Et järgmised paarsada aastat mitte mõelda sellele, et see, mida me teeme, on Eesti kultuur. Meie põhiseaduse preambulas kirjas, nagu riigil, nii ka meil, kultuurikandjatel, seda riiki, seda keelt hoida ja säilitada. Et võib-olla siis, kui sellega on ühel pool, siis kaob see vajadus suunata eurorahasid regioonidesse, toetada seda, kes iseenesega toime ei tule. See on üks aspekt. Kindlasti on maal ja linnal vahe. Linnaelu tänapäeva ühiskonnas, tänapäeva Euroopas on see nii-öelda loomulik keskkond ja maaelu on luksus. Nii et selles mõttes 4 kööki, 10 Maci ja Jaanus Orgussaare lambid igas toas ei ole eesmärk omaette. See on see, mis juhtumisi tänapäeva Euroopa kultuuripoliitika kaudu sulle kandikul kätte tuuakse. Ja kui me ei taha mõõta seda tulemuslikkust numbrites, et kas me töötame 2 residendi jaoks aastas, pakkudes neile luksuslikke töötingimusi või meil käib majast läbi 100 või 200 külastajat näituse kohta iga 2 nädala tagant või me korraldame massiivset festivali nagu Jazzcar või PÖF kord aastas 10 ja 10 tuhandetele. Tegija, see, kes seda teeb seda ikka enda jaoks. Ja kui ta teeb seda hästi, ta ei mõtle sellele, kui palju tal on publikut või kas teda vaadatakse. Et seekordne saade Kultuuritehas kajastas sõltumatuid ning ühte ametlikku just uue juhi saanud kultuurikeskust Lõuna-Eestis ning Tartumaal. Me käisime Luunja kultuurimajas, Sänna kultuurimõisas ning Mooste külalistuudios ning lõpetuseks ma palusin kogu seda valdkonda kommenteerida Madis Mikkoril, kes on olnud väga mitme kultuurikeskuse algatamise taga.